tšau, päris kõva särk on ju. Fuck stress, bench press. Aga jaa, suht palju igasugust stressi on praegu ja ma tegelen hästi palju teiste inimeste probleemidega ja mitte iseendaga ja siis suht murdumise moment on täna, aga homme kindlasti ei ole. On see borderline'i teema ka veidi, aga põhimõtteliselt on nii, et ilmselt ma 26. septembrist vist lähen kogemusnõustaja koolitusele nagu siuke official, et saab paberi ja värki-särki ka. Siis ma mõtlen, et ma olen sellest inimbarbi teemast nii kõri augun, ise oled fucking inimbarbi, söö ära see kuradi barbi, kui tahad, Monster High nukud on nagu palju coolimad, Aga jaa, ma mõtlen, kas kodulehte ja kõik ära muuta, aga võib-olla ei muuda, võib-olla on nagu lihtsalt nii. Jälle? Täna lihtsalt ujub. Mul on suhteliselt suva, kui kellelegi meeldib ma täna mingi. Kui ma täna võib-olla natuke vannun siin ja nii edasi, ma ei pea kellegi eeskuju olema. Hästi nunnu on see, et pere ja kodu saatis mulle sellise armsa teate Anne Schmidti lehele postkasti, et kuna mu elus on põresüga nii suured muutused käsil, siis äkki ma sooviksin blogida sellest nende lehel. Vaata, kui ma väike olin, siis meil kodus käis see pere ja kodu ja minu meelest seal olidki titateemad ja koduteemad. See hästi armas ajakiri, aga come on, see laps ei ole minu laps, nagu see mingi Delfi välja mõeldis. Ma käisin inimest, keda ma teist korda elus nägin, eks ole. Aitasin talle last ilmale tuua, sellepärast, et see mingi pühade case oli, eks ole, ja tema perekond ei saanud tema kõrval olla, igast muud momendid ka, millest ma ei räägi, mis teevad selle eriti vürtsikaks selle jutu, aga ma ei viitsi mingi teemas ette sööta kollasele. Küll ma midagi ikka jälle söödan, nii et jumala eest. Et see on nii, et see on nagu telefonimäng, et ma ütlen banaan ja neil tuleb elevant, vaata. Aga jaa, ma peaks nagu iseendaga rohkem tegelema, sest et mingi värk on, väga paljud inimesed tahavad viimasel ajal ennast ära tappa. Ja siis mul on mingisugused talkid, et umbes, et ära. Hästi palju viimasel ajal neid kõnesi olnud, et ala teed hommiku telefoni lahti ja siis on nagu see, et üks nagu mõni naisterahvas, kes on nagu fucking pilt ilus, väga ilus noor inimene. Ja siis ongi nagu see, et aitäh sulle kõigi toetuse eest ja bla bla, aga mul on tõesti need mõtted käivad üle ja nii edasi. Või siis, et ma ei tea, psühhiaater või psühholoog ei ole piisavalt toetav või mida iganes. Nagu mingi väga huvitav laine on sellega. Aga tegelikult see on see, et mulle meeldib aidata ja kõik, see on väga kurnav. Ja ma tunnen siukest nagu läbipõlemise efekti ja nii edasi. Et mul on 1000 asja, mida ma praegu saan teha ja kuhu kolida ja mida teha ja ma mõtlen, et ma teen seda kõike spontaanselt. Mul on sellist raamatut nagu Persekah praegu ja see on päris huvitav mentaliteet. See on mingi tüüp, kes mingi 10-15 aastat töötas, kes oli father kirikus ja kuidas ta sai aru, et igasugused toredad asjad tema elus, et ta muudab need nii-öelda stressiks ja ütleme nii, et näiteks on puhkusnädala aja pärast, siis tegelikult juba ennem seda, et selle asemel nädala aega ennem mõtled, nii lahe, ma saan nagu vabaduse kätte ja nii tore ja et särgid-värgid, aga pigem ta mõtleb sellele, hakkab aju juurdama seda, kui palju raha mul selle jaoks läheb, eks ole. Mida mul vaja kaasa võtta ja nii edasi ja tegelikult see tekitab nagu stressi rohkem. Aga tegelikult ju peaks nii olema, mõtled, et tõesti, nii tore hakkab puhkus ja niikuinii raha läheb nagu läheb ja et asjad juhtuvad niikuinii nii, nagu juhtuma pead ja niikuinii jääb midagi maha ja nii edasi, et kõike nagu mõtteviisis kinni. Millegipärast meil enamus inimestel, põhimõtteliselt kõigil, vähemalt aeg-ajalt on nii, et ma pean kõiki neid asju tegema ja olema ja vasakule paremale. Aga jaa, et Persekah mulle ei meeldi see väljend, aga ma mõtlen, et las olla või midagi siukest mõtlen enda jaoks välja. Ma olen selle raamatu läbi, et aitäh Triinu, kes on mulle seda soovitasid ja mulle selle praegu andsid ja kinkisin armsale Ivarile ka selle sünnipäevaks see raamatu mu hulgas ja ma loodan, et talle ka see meeldib ja ta viitsib see raamatu veel läbi lugeda. Et tundub nagu asjalik, see on vist uus raamat ka, et see on paljudesse keeltesse nagu trükitud. Aga jaa, ma olen märganud aina rohkem, kui palju võltsi inimesi mu kõrval on ja
ja kui paljud inimesed on selle peal väljas, et neil on abi vaja ja nii edasi. Aga jah, eks tuleb teha mingid korrektuurid ja eks ma nüüd vaikselt teen ka ja ise on ka vaja saada tugevaks, mitte ainult teisi aidata. Mis kasu sellest on, kui mind ei ole enam olemas, eks. Aga ma saadan teile palju armastust ja heitige vähem ja olge rõõmsad, pange sabad rõnga ja nii edasi. Olgu. Tšau, ma armastan oma fänne, inimesi, kes toetavad ja jääme ellu ja laseme edasi ja ongi nii, on ju.